Aastatel 2007–2016 juhtis Tiit Terik Nõmme ja Pirita linnaosavalitsust. 2016–2019 kuulus Tiit Terik Riigikokku. Terik on Keskerakonna liige ja kuulub Kaitseliidu Harju Malevasse. Terik hakkab vastutama Tallinnas linnavara, munitsipaalpolitsei, kriisideks valmisoleku ja spordivaldkonna eest. Ega mulle tegelikult nii nagu nendes vestlustes väga palju aega ei anta, et seekord tuli poole päevaga oma otsus teha, aga kuna ma linnas olen pikalt olnud ja ühtepidi volikogust tagasi igatsenud ka nii-öelda täitevvõimu juurde ehk siis linnavalitsuse tasandile, siis kodus läbi arutades see otsus väga kaua ei võtnud. Andrei Kante valiti aastal 2021 Tallinna linnavolikokku. Alates 2017. aastast on Kante olnud Lasnamäe gümnaasiumi direktor ja alates 2019 on ta juhtinud ka Lasnamäe Vene gümnaasiumi. On olnud bioloogia ja keemia õpetaja ning arendusjuht. Andrei Kante hakkab juhtima haridusvaldkonda. Üleminek Eesti õppekeelele toimub lasteaedades ning algab 1. ja 4. klassis aastal 2024 ning viiakse põhikoolides lõpule 2029 kuni 2030 õppeaasta alguseks. Kõige võib-olla suurem puudujääk seisneb selles, et selleks, et õpetada eesti keeles, ehk siis omandada lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikat, õpetajale on vaja aega anda ja koolitada on vaja õpetajaid. Ehk siis selleks, et üle minna mis tahes tasemel, olgu see alusharidus või siis põhikooli esimene ja siis teine kooliaste, on vaja toimivat tugisüsteemi. Ja see toimiv tugisüsteem on olemas vaid siis, kui tegevõpetaja on kättesaadav oma õpilastele. Aga kahjuks seda me praegu ei saa tagada.